videolõunatund Nõmme raadios. Tere ja ei tule mul kuidagi välja see Margus Lepalik ja ongi käes lõunatund või kuidas ta seda väga sümpaatselt oskab öelda. Aga neuralgia endiselt teeb häda ja seoses sellega on Margusel rääkimine raskendatud ja loodame, et ta ühel päeval jälle siin kenasti meie keskel tagasi on ja saab oma sellises tavaformaadis jätkata, sellepärast et dialoogi on siin arendada ikkagi oluliselt lihtsam ja ilmselt ka kuulajal oluliselt huvitavam kui kellegi heietusi, kui ta üksinda ja paratamatult mingis hetkel hakkab tundma, küll ma olen ilus, tark ja kõik võimas, aga paraku see niimoodi ei ole. Ja suur tänu kõikidele toetajatele, siin on ka ekstra palutud veel meelde tuletada kõikidele neile, kes on leidnud aega, vahendeid ja viitsimist, ka tahet võib-olla Nõmme raadiot natukene toetada. Suur tänu kõikidele neile selle eest. Meil on aga pühad tulemas ja vaatamata sellele pühadele meeleolule me jätkame siit mõningate ajakirjanduses ilmunud materjalidega. Tuletame meelde, need ei ole mingisugused väljaanded kuskilt, ei tea kuskilt Uhumaalt või ei tea veel kuskiltki. Need on kõik meie peavoolu väljaanded ja sealt on need tsitaadid ka võetud. Me pöörame eeskätt tähelepanu sellele keelelisele küljele, jätame omapoolsed hinnangud andmata, et kas keegi teeb õigesti või hoopiski valesti. Aga vaatame, mismoodi see keeleliselt ja meeleliselt välja näeb ja kuidas seda sellisel juhul teised vastu peaks võtma või vastupidi hoopiski eemale tõukama. Olgu pealgi. Ilmselt ilmus nüüd hiljuti selle aasta üks kõige tähelepanuväärsem artikkel üleüldse. Mul on niisugune tunne vähemalt. Ma liigitaksin selle ise sinna, kui keegi teine arvab midagi muud. Kõikidel on õigus oma arvamusele. Aga ma siiski mõtleme selle peale. Ago Samoson on Tallinna Tehnikaülikooli juhtiv teadur. Ei ole seega mingisugune suvaline inimene kuskilt suvalisest parteikontorist, kellel on antud kas korraldus midagi arvata, kuidas arvata ja mida kirjutada ja kuidas kirjutada. Või siis ei tea, aga igaks juhuks ikka kirjutab, see on niisugune parteisüsteem. Ei, tegemist on Tallinna Tehnikaülikooliga ja ütleb niimoodi. E-valimiste selgunud ründevõimaluste arv on skandaalne, aga nende kõrval on veel ka oluliselt tõsisemad ohud. Jutt on ei millestki muust kui Eesti Vabariigis praegu juurdunud valimissüsteemist, kus oluline osa on e-valimistel. Me oleme sellest varem rääkinud ka, et kui nüüd valimised, e-valimised ja siis tavalised valimised kõrvuti panna ja neid kuidagi moodi püüda analüüsida, siis tõenäosusteooria ütleb selle kohta, et sellised tulemused, nagu meil siiamaani tulnud on, ei ole lihtsalt võimalikud. 1/6 miljonile umbes oli see suhe, et siis on. Et kui ühe poolt, näiteks Jürissoni poolt hääletab lehtedel või paberitel seal 50%, ei, see ei ole hea võrdlus, võtame 10% ja e-valimistel on Jürissoni poolt 90%. Ei ole tõenäoline või vastupidi või kellegi teise puhul, ükskõik, vabandust, kui keegi on nüüd Jürisson, ma selle nime võtsin täiesti juhuslikult. Ja ta kirjutab niimoodi. Ainus, millele valimiste usaldatavusest huvitatud valijad saavad veel kindlad olla, ainus, millele saab kindel olla, on häälte see osa, mille annavad nende enda poolt kasti lastud sedelid. See on ainuke, millele saab kindel olla. Ja seda ütleb Tallinna Tehnikaülikooli juhtiv teadur. Kui nüüd selgub ja tõepoolest mööndi ju ka, et jah, mõningaid vigu on ja mõnel pool saab manipuleerida, mõnel pool saab hääli juurde panna ja mõnel puhul saab seda ära võtta, aga ilmselt need ei ole niivõrd suured ja need ei ole niivõrd mahukad ja nad ei ole niivõrd kogu aeg toimuvad, et ei tea, kas see polegi nii tähtis. Kui on selline asi võimalik, järelikult ei ole see süsteem usaldusväärne. Nii lihtne see ongi. Kõik need jutud, mida me siiamaani oleme kuulnud, järelikult
nagu Liia Hänni ütles kunagi, et miks me peaksime seda e-valimissüsteemi usaldama, ta ütles, et no miks ei peaks, see on ju auditeeritud. Kes auditeeris, kus auditeeris? Nendele vigadele on kogu aeg juhitud tähelepanu. Siin praegu ei ole jutt üldse sellest, kas e-valimised on head või halvad või ilusad või koledad või ükskõik, jutt ei ole praegu antud juhul sellest, jutt on sellest, kuidas tagatakse selle süsteemi usaldatavus. Ehk siis reliaablus ja valiidsus, et ka need kehtivad. Seda siiamaani tagatud ei ole, aga vaatamata sellele jätkub meil kõik vanamoodi edasi ja ei tea. Fakt on ka muidugi see, et meie siit omalt poolt seda süsteemi mõjutada ei saa. Ja me peame lihtsalt sellega koos elama, saame nõustuda või mitte nõustuda. Harjuma, võib-olla isegi harjume sellega ära, aga siin on üks väike detail. Kas leppima ka peab? Võt see on juba igaühe enda küsimus. Advokaat Mihkel Kaver ütleb niimoodi. Vanglates suitsetamist keelates näitab riik, et plaanibki inimõigusi rikkuma jääda. Põhivabadusi naeruvääristavatel ametnikel ei tohiks olla kohta Eesti avalikus teenistuses. Nii. Ja nüüd huvitav on selle koha pealt, ma vaatasin neid kommentaare, ma reeglina eriti neid kommentaare ei loe, sellepärast, et need on reeglina niimoodi, et kui keegi räägib näiteks lehmadest, siis juba teises või kolmandas kommentaaris keegi tuleb ilmtingimata välja, sõimab kas EKRE-t, Reformierakonda, sotse või ükskõik, kuidas see seos nüüd lehmade ja nende vahel tekkis, ei tea, on arusaamatu. Aga siin on küll üsna sümptomaatiline. Asi on nimelt selles, et Euroopa Inimõiguste Kohus leidis oma lahendis, et suitsetamise lauskeelamine vanglates on inimõiguste rikkumine. See on kohtuotsus. See ei ole mingisuguse suvalise võlli arvamus kuskilt või talle tundub, talle näib. See on Euroopa Inimõiguste Kohtu otsus, mis on meie jaoks kõrgem. Ja keegi Klaase Justiitsministeeriumist ütles ju selle kohta, et mis siis, et see Inimõiguste Kohtu otsus selline oli, meie jätkame nii, nagu me oleme seda siiamaani teinud. Ja kommentaarid. Küsimus ei ole nüüd selles, kas see suitsetamine on hea või suitsetamine on halb, kas tohib suitsetada või ei tohi suitsetada. Ja nüüd ja üks kommentaar, tüüpiline, ma võtsin välja. Kas kedagi sunnitakse siis seaduse rikkuma või? Iga inimene peab järgima seadusi, vastasel kohal jäävad tema elust välja teatud meeldivad tegevused, sealhulgas suitsetamine. Kui seadused on, seaduste täitmist kontrollib kohus. Ja kui nüüd kohus on leidnud, et ei ole seaduslik suitsetamine ära keelata, siis meie inimesed ei suuda lihtsalt ühest asjast aru saada. Seda kõike käsitletakse isikliku meeldivuse või isikliku vihkamise seisukohalt. Kui on kriminaal, on millegiga vahele jäänud, siis istugu vangis ja ärgu õiendagu. Kõik. Tema kohta ei peagi mingisugused asjad kehtima. Kui see on nüüd see filosoofia, mida meil kantakse, siis ei ole vanglal sellel ümberkasvatamise asutusele või sellel ideel üleüldse mitte mingisugust mõtet. Me kunagi tegime midagi uuringulaadset ja küsimus oli deprivaatsuses. Deprivaatsus tähendab sotsioloogias seda, kui inimene on mingi teatud ametikoha peal või asub kuskil hierarhilises süsteemis, aga ta tunneb oma iga viimase kui ihurakuga, et ta tegelikult väärib midagi muud. Oled trammijuht, aga tegelikult tunned, et sa väärid kosmonaudi ametit või vastupidi, oled kosmonaut, aga tunned, et ma tegelikult olen eluaeg tahtnud trammijuht olla. See põhjustab loomulikult niisugust frustratsiooni ja tegemist on deprivaatsusega. Ja see oli võrdlemisi korralik, ma ütlen veel kord peaaegu, et uuring, sellepärast, et fookusgrupid olid väga täpselt valitud, sõnavara oli väga valitud ja me tegime seda üle Eesti. 154 küsimust oli ja tegime seda mitu nädalat järjest, et oleks mingisugune enam-vähem objektiivne pilt.
ja seal puutus silma üks eestlaste ja venelaste erinevus ja see oli ligi 100%. Milles küsimus? Kui eestlaste jaoks oli kõige tähtsam isiklik sõnavabadus, ei ole oluline, tähtis on, et seadus maksab, seaduse mööda hiilimist või seaduse rikkumist tuleb kohe karistada ja muidugi maksimaalselt kõige parem oleks, kui saaks kuidagi võib-olla isegi maha nottida, siis venelaste puhul oli isiklik vabadus oluliselt suurema ja tähtsamal kohal. Pea 100% arvas, et seadused peavad loomulikult olema, neist tuleb kinni pidada, aga ka inimesel endal peavad olema mingisugused vabadused, siis sõnavabadus ja igasugused muud vabadused, nii-öelda isikuvabadused. Aga siit tuleb välja üks niisugune kontsept eesti keeles, nimelt vabadus. No vabadus on ka kahte sorti. Kõigepealt võtame, milleks vabadus, mille jaoks, mida teha näiteks, või vabadus millestki. Ma olen täna rahast täiesti prii, mul ei ole sentigi, ma olen rahast vaba. Niisiis, aga on olemas, kunagi Marie Undar püüdis eesti keelde juurutada seda sõna voli, mis tuleb sõnast venekeelsest voljast, ja see on sisemine vabadus. Ja siis sellepärast ongi, et näiteks teine inimene ei saa aru, üks istub vangikongis, on seal pimedas kuskil rõskes kongis, aga ta on sisemiselt vabam kui see, kes istub seal väljas nii-öelda, võib peaaegu et kõike teha, aga tema mõte ei ole vaba liikuma, ei ole vaba lendama. Voli. See sõna ei juurdunud sellepärast, et lihtsalt, et kohalikus siin talupojas ei ole seda kontsepti, mida tähendab seesmine vabadus või isiklikud vabadused. Ma olen vaba inimene. Ja mitte sellepärast, et ma ei istu parasjagu kinni, aga ma võin vabalt mõelda. See sõna voli on järele jäänud eesti keelde või kinnitunud siiski mõnes kohas on. Näiteks volikiri või volitus. Mõnel puhul öeldakse ka, mul on voli teha, see tähendab, et ma olen seesmist vaba. Aga vabadus, venekeelne siis svoboda ja volja. Päris huvitav kontsept tuli sealt välja. Aga jah, kommentaarid on kõik niimoodi, et mis asja ta tahad. Ja unustatakse ära kõik need tegelikult inimvabadused ja isegi mingisugust kohtuistungid, instantsid ei loe, ehkki me oleme sellele ju kõikidele nendele seadusandlikele aktidele ju riiklikult alla kirjutanud, millega me kinnitame, et me oleme selle liikmed ja me sellele süsteemile allume ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Olgu, vahepeal tuli ka Estonia kohta taas uut informatsiooni. Muide, eelmisel nädalal oli ka Stockholmis sõltumatu komisjoni raportit esitleti. Sellest siin millegipärast juttu ei olnud, aga need olid need valitsusvälised, kõikvõimalikud organisatsioonid. Seal olid ka spetsialistid kaasatud ja nii edasi, nii edasi. Ja nemad tulid järeldusele erinevalt siis meie omadest, et laev ikkagi auk ei saa laeva külje peale niisama heast peast sisse tulla, ka siis, kui see laev vaikselt põhja vajub, just nimelt vaikselt vajub, sellepärast, et tuletab meelde, see toimub vees, mitte et keegi viskab kuskilt kuu pealt laeva alla ja siis ta tuleb hirmsa kiirusega siia maa peal. Ei ole, umbes 8 atmosfääri on seal rõhk, see lükkab ka ülespoole. Olgu, me ei hakka siin praegu ühtegi mingisugust omapoolset teooriat esitama aga küll paneb mõtlema ohutuskeskus on olemas selline juhtiv uurija, kes ütleb niimoodi. Estonia huku raportite taga on erinevad arvutused Eesti ohutusjuurdluskeskuse ja Eesti-Rootsi sõltumatu uurimisrühma, erinevad nägevused parvlaev Estonia uppumise kohta ja need on tingitud arvutuste eri lähtekohtadest. Nii ütles Postimehele juhtivuurija Tauri Roosipuu. Kuidas on võimalik, et üks ja sama asi, matemaatiline ülesanne, näiteks mingisugune kuubik, leiame erikaalu või vastupidi, leiame erikaalu järgi ta kaalu, mõõtmete järgi ja nii edasi. Kuidas on see võimalik,
eri lähtekohad, kas siis on mingisugused suunised antud või on ka suisa mingisugused korraldused, et tulemus peab olema selline või tulemus peab olema hoopiski teistsugune. Ma olin kunagi päris tihedalt selle uurimisega seotud, mitte seotud, ma katsin seda nii kohaliku televisiooni kui ka Soome televisiooni jaoks, natukese ka sakslastele. Ja kogu aeg käis mingisugune jutt ikkagi sellest, alguses lükati ümber, mingit sõjatehnikat ei veetud, pärast oldi sunnitud, et ikka veeti ikka küll, mitmed inimesed lasti sellest käigus maha, vastukäivad andmed, endalgi üks kogemus siiamaani ei saa aru, kuidas, et kõik on asja tahetud, aga on. Just tahan tähelepanu pöörata veel kord, et erinevad nägevused parvlaev Estonia uppumise kohta on tingitud arvutuste eri lähtekohtadest. Ja tundub, et need kaks eri lähtekohta on sellised, mille osas ei õnnestu mitte kuidagi nendel gruppidel kokku leppida. Selline lugu. Aga oleks ta kuskil praegu sellised andekad inimesed nagu omal ajal, kas või Leonardo da Vinci, kes suutis kirjutada ühe käega, sama ajal joonistas teisega, nii et meil selliseid inimesi kahjuks kuskilt võtta ei ole. Aga olgu, vahepeal üks kurb uudis ka, ma ei tea, meedia kihas suisa, ei tea, kas inimesed on sellest üle saanud või läks keegi vabasurma, igal juhul pealkiri oli selline, see on üsna lõbus. Malluka perekonda tabas kaotus. Ma võib-olla ei ole suuteline vastu pidama. Ja milles asi oli? Seal oli kana, kes suri ära, loomulikult lemmikloom, kahju ja ükskõik, kes ta on. Kellel poamadu, kellel kana, kellel koer, kellel kass, ükskõik. Loomulikult ta on nagu pereliige, aga nüüd kanast teha Eesti ajakirjanduse päevanael ja nüüd ei teagi, kas on see üle elatud või on see kuidagi moodi ma ei tea, millega see lõppes. Kassi koha pealt tuleb meelde 17. sajandil. Mul ei tule selle saksa leiutaja nimi meelde, tema nimelt leiutas. Sealt on tulnud ka see kassi kontsert. Kats on klaviir, ehk siis kassi klaver. Ja selle kohta on gravüür ka olemas, seal on klaviatuur ja klaviatuur tegutseb selliselt, et sinna vajutades, ühe või teise klahvi peale vajutades, on seal mingisugune mehhanismis nagu löökvasar või selline, klaveril on ka need padjakestega need vasarad või haamrikesed. Ja seal on selline nael, mis lööb kassile sabasse. Need kassid on siis seal selle kasti sees ja selline kassi kontsert, igal juhul selline Katson klaviir on olemas olnud, kassi kontsert, mis nendest kassidest pärast sai ja kui kaua see riist suudab hääles püsida, ei ole teada, aga inimkonna üks selline leiutis on olemas. See kas või sellepärast, et kassi kontsert. Väidetavalt on sakslastel ka olemas katsenorgaan ehk ka kassi orel, aga selle pilti mina näinud ei ole küll, aga võite keegi viitsib siis katsen klaviir Z-iga, lükkake sisse ja Google toob teile selle pildi ka kenasti ära ja kui kedagi huvitab, siis on seal ka mehhanism ära toodud, kuidas see süsteem kõik töötas. Olgu. Kohtuotsust. Carlos Kolgi surma eest vastutab ka riik ja tapja sai maksimaalse karistuse. Lugu on selles, et Tallinna vanglas üks kinnipeetav tappis ära teise kinnipeetavaga, kellega ta oli ühes kongis siis. Ja öeldakse niimoodi, surma eest vastutab ka riik, aga tapja sai maksimaalse karistuse. Kui riik on ka vastutav, mis siis riigist sai? Kas sellele määrati ka mingisugune karistus või tehti mingi noomitus või käskiri või midagi? Selle kohta midagi ei öelda. Aga loogiline ju on, kui on vastutajaid, on kaks, see, kes tapja ja ka riik, nii siin vähemalt öeldakse, siis see vastutus võiks ka ju kuidagi moodi jagatud olla.
nii, intervjuu. NATO Stratkomi keskuse juht ütleb niimoodi. Vene piiririkkumised ei saanud selgesõnalist vastust, aga see anti hiljem tegudega. Mis tegudega, ei tea. Me räägime tekstist praegu. NATO Oiva keskuse juht. Oiva keskus, ilus nimetus. Janis Sarts toonistab, et kõige paremini edastavad sõnumeid teod, mitte avaldused. No avaldused tavaliselt tehakse ka, aga nüüd avaldused tahetakse siis ära jätta ja hakata ainult tegutsema või kuidagi, võib-olla on tegemist kehvapoolse tõlkega. Ka ei ole välistatud, sellepärast, et meil on viimasel ajal on neid ebatäpseid tõlkeid väga-väga palju, aga kummalise mulje ta jätab. Niimoodi ja Urmo Soonvald annab meile teada. See on huvitav käsitlus iseenesest. Me jällegi, me ei ütle, et kas ta on õige või vale, aga ütleb niimoodi. President Karis läks Kasahstani just Ukrainast rääkima ja valis vaikimise. Sõja ajal pole see valik. Ukraina sõja 4. aastal ei pea Eesti riik ja rahvas kohanema president Alar Karise välispoliitilise doktriiniga. Mismoodi me peame kohanema, oleks Alar Karisel on mingi oma doktriin. Vaid president Karisel toodatakse, et ta kohaneks meie välispoliitika strateegiliste vajadustega. Meil on president, kes juba on valitud, aga siis ta peab hakkama kohanema meie välispoliitika strateegiliste vajadustega. See on nagu kuskilt mujalt on toodud keegi isik, kes ei tea mitte midagi, kes peab hakkama kohanema millegiga. Kui nüüd hetkeks ette kujutada, et kui näiteks Alar Karise asemel oleks olnud Lennart Meri. Lennart Meri peab hakkama kohanema Eesti välispoliitilise doktriiniga. Ma usun, et seda ei oleks olnud. Aga ajad muutuvad. Ukrainast avalikult mitte rääkimine. Ma tulen ja seisan ja avalikult ei räägi. Mis asi see on? Ja see mitterääkimine Kasahstanis on välispoliitiliselt lubamatu ja sisuliselt siiani ka selgusetu. Et Kasahstanis on see mitterääkimine lubamatu, aga kus siis on lubatav? Küsimusi, kui palju? Võib-olla oleks pidanud lihtsalt minema sinna ja pummeldama, nagu see Dalai Lama juures käinud seltskond ja kõik oleks olnud suurepärane. Ei ole mitte kuskilt muide selle kohta mitte midagi kuulda olnud, et kas siis oli käituti hästi või halvasti või mis mulje see kellelegi jättis. Samas on president Karis öelnud Soome ajalehele niimoodi. Ehk peaksime Ungaril aitama Vene energialepingute trahve maksta. Ehk me peaksime siis Ungari loobub Vene kütusest, hakkab lepingute mittetäitmisest johtuvalt maksma mingisuguseid trahve ja meie hakkame neid trahve maksma. Idee on iseenesest ju väga huvitav. Nende Vene rahade ümber keerlev see 280 miljonit või on see 300 miljardit, vabandust, et kas võtta ikkagi ära ja kuidas mitte võtta. Sellele ei ole paraku veel keegi tähelepanu juhtinud, aga teeme seda siin praegu ja vaadake, kuidas teile tundub. Euroopas on selgelt muutunud vastanditeks omavahel täiesti leppimatus vahekorras 2 seltskonda. Ühed on poliitikud, kes ütlevad, et võtame raha ära ja siis on pangandustegelased, kes ütlevad, et ei saa võtta. See ei ole seadusega kooskõlas. Belgia peaminister ütles otse, et tegemist on varastamise, röövimisega. Meie ei anna siin oma poolt mitte mingisuguseid hinnanguid, me lihtsalt ütleme, nendime, kuidas need asjad välja näevad. Kui Euroopa Liit alguses ju kehtestas Venemaale sanktsioonid Ukrainasse sisse tungimise eest, siis arvati, ka meie ajalehtedest võib neid artikleid kui palju leida, et kohe kukub Venemaa kokku, kohe puhkevad seesmised rahutused, sellele pingele ei pea keegi vastu,
Venemaa laguneb ära, siis oleme meie ühed esimesed, kes hakkame sealt neid tükke lõikama ja jaotama vastavalt oma suvale. Midagi ei juhtunud. Venemaa majandus kohanes ja kohaneb tänase päevani. Ongi kohanenud, midagi ei ole juhtunud, külili pole kukkunud, aga jätkatakse sanktsioonide kehtestamist. Ameerikast öeldi ju mitu korda järjest väga kõrgel tasemel, kui te olete juba neid sanktsioone kehtestanud ja need ei ole mõjunud, siis äkki aitab, leiutaks midagi muud. Ja siin ongi väga lihtne, kui te näete, et teie poolt kehtestatud mingisugused sanktsioonid või need abinõud, mis pidid lagundama laiali Venemaa majanduse, ei ole seda vaatamata kõigile teinud, siis äkki vaataks midagi muud. Äkki on mingisugused muud asjad võimalikud, aga ei. See poliitiline seltskond, kes seal eesotsas on, ma ei tea, kas nad tõesti ei suuda mõelda, kui ei suuda ise mõelda. Äkki peaks kellegi poole pöörduma, keegi kuskil ütleks, juhataks natukene. Aga huvitav on jah, Euroopa pangandusringkonnad on läinud tülli poliitiliste ringkondadega. Ja nüüd, kui öeldakse, et nüüd laenab jälle kuskilt, palju see oli 90 miljardit, et see Ukrainale anda, siis küsimus on väga lihtne. Kas see 90 miljardit rändab Ukrainasse või kuhu see läheb? Ja muidugi paljastab see veel ühe väga kurva asja, et meie poolt kiidetud Euroopa Liit tuleb välja, et tal põlegi raha. Sõja jätkamise nimel võetakse ka laenu, et peaasi, et läheks edasi. Ja kui räägitakse mingisugust reparatsioonidest, siis peaks olema üsna selge, et Venemaa neid reparatsioone kunagi maksma. Oleme ausalt, ilmselt ei hakka. Aga me võime muidugi hõisata, et küll ta maksab, me surume, me paneme nii ja kuidas oli, et imperialismi üdra saab lõppude lõpuks oma väärilise karistuse. See oli aastaid tagasi, siis oli imperialismi vastane võitlus käib. Praegu on uued tuuled. Nii, ja kui see niimoodi kõik edasi läheb, siis tundub, et krahh ootab tegelikult praeguse süsteemi ja väljavaadete järgi hoopis Euroopa Liitu. Selle taga me võime hakata, nüüd see on nüüd provisoorne, aga üsnagi sümptomaatiline on see, et Saksamaal Dresdenis pani uksed kinni Volkswageni tehas ja kolis ära Ameerikasse. BMW tehas, see on juba tükk aega Ameerikas, toodab seal igasuguseid autosid üsna edukalt, töökohad on läinud sinna. Kes sellest võitnud siiamaani on? Ega rohkem ei ole vaja midagi. Kõige lihtsam maatriks koostada kodus, mida on üks või teine asi andnud ja mida ta on võtnud, mida ta on võtnud, mida ta on andnud. Euroopa majandus on, mis oli kunagi aastasadu peaaegu, ikka eesrinnas korstnad tossasid ja toodangut muudkui tuli. See on tänaseks päevaks selline kunagine edulugu. Tänasel päeval ei ole sellest praktiliselt mitte midagi. Iga teine asi, vaatate ükskõik kuhu, kõik on toodetud kas Vietnamis, Hiinas, Kambodžas, Sri Lankal või kuskil veel. Kõik Vuittonid ja Gucci'd ja Fermucci'd ja kõik nii, et kui te vaatate, kus see kõik tehtud on, ootab teid ees pettumus, autod, nende mootorid, igasugused muud asjad, kust see tuleb, midagi ei ole teha. Ja kui meie välisminister Tsahkna arvab, et me peame, ta käis alles hiljaaegu ju Hiinas Siile seletamas, kuidas peab asjadest aru saama ja kuidas maailmas õige on toimetada, jätab see äärmisel juhul sellise üsna haleda mulje. Huvitav on see, kuidas need inimesed omavahel kõik seal läbi räägivad, sellepärast, et kui tõlgid on kaasas, on asi selge. Tõlgid, need on professionaalid, need saavad aru keelelistest nüanssidest, tehakse ju lepinguid, milles kõik on täpselt viimse pulganil laiali kirjutatud, kui on muidugi. Heade lepingute puhul on, et kui ei lähe nii, siis teeme nii ja kui keegi ütleb lepingust lahti, siis missugused on sanktsioonid ja
kus asju arutatakse ja mis kriteeriumidest lähtutakse tulemuste hindamisel ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Aga kui räägitakse inglise keeles ja kumbki osapooltest ei oska, teab mingid valveväljendeid, mingisugused põhilised, see poliitiline žargoon on omandatud, siis ei saa ju sealt mitte midagi tulla, ei saada üksteisest aru, siis on nagu kass ja koer. Kass liputab saba, koer vaatab, et kass väga rõõmus. Koer liputab saba, kass vaatab, ilmselt on koer väga närviline. Ja ei saagi pihta. Sellepärast inglise keeles on iseenesest väga head väljendid selle keele kohta. Midagi suu venib laiali, sellepärast, et need on Victoria aegsetest leksikonidest inglise keelde. Võta, mis meie poliitikute suhtlemiskeele, mis on väidetavalt nagu inglise keel. Aga tegelikult ei ole ka. Muide, Tartuski praegu on välja kujunemas mingisugune Tartu Black English, ehk siis Tartu mingisugune must inglise keel, mis on RP-st, ehk siis received pronunciationist väga kaugel päris klassikalisest inglise keelest. Aga tuleb välja, et töötab väga hästi. Üksteisest saadakse aru, kõik on väga lihtne, kõik on selline üliprimitiivne. Ja see ongi, inglastel on selline välja nagu conversational myth ehk suhtlemise dialoogi müüt. See ongi, kus on müüt. Selliste isikute kohta võib öelda, mis esimesena meil tuleb, self-certified mythologist, ehk siis või self-certified polyglot, iseenda poolt sertifitseeritud polüglott. Ja paljugi muud. Fluent bluffer näiteks, fluent bluffer, sujuv bluffija või not burdened with adequate amount of intelligence, et ei ole teda koormatud liigse nutikusega või neid on väga palju, aga just Victoria aegne inglise keel, see pakub neid võimalusi hästi palju ja olgu pealegi. Nii, tuleme selle Ukraina juurde korraks tagasi. Kriitiline nädal Euroopa tõsiselt võetavusele. Vene varad tuleb Ukraina heaks kasutusele võtta. Siin ongi, sellest me nüüd rääkisime. Aga siin on üks konstruktsioon, millest pärast meid see huvitab, see lause. Siin on tuleb kasutusele võtta. Keda ja milleks see kohustab? Tuleb võtta, tuleb teha, tuleb öelda või siis konjunktiivis suisa. Tuleks teha, tuleks võtta, tuleks tulla, tuleks minna. See ei kohusta mitte kedagi, mitte millekski, mingeid tagajärgi ei järgne. Ja see võimaldab, selline loosung, see võimaldab tegelikult mitte midagi teha. Peab olema. Siin tuleb mõelda. Uskumatu, aga Ukraina rahu silmimine praegustel tingimustel viiks Euroopa tagasi aega enne esimest maailmasõda, mil suurriigid võisid jõuga muuta riigi piire. Nii hoiatab kolumnist Mart Kuldkepp. Esimese maailmasõja eelne periood, kus suurriigid võisid jõuga piire nihutada. Tuletame nüüd meelde natukene enne teist maailmasõda. Tuletame meelde natuke seda, kuidas Poolat jagati, mis nendest sudeedisakslastest sai, mis nendest sai, kuhu kadusid Tšehhimaalt sakslased või vastupidi. Kas või see sama Ukraina? Ta sai enne teist maailmasõda juurde 4 oblastit, pärast teist maailmasõda sai veel juurde. Ja et esimest maailmasõda, ma ei tea, kust see kõik võetakse, aga need riigi piire on nihutatud ka pärast. Võtame ka oma Eesti. Selle piire nihutati ju ka, mitte enne esimest maailmasõda. Siis tuletame meelde, et Eestit kui sellist ei olnud riigina olemaski ja polnud kunagi varem olnudki. Et ei saanud seal midagi riigi piire muuta. Küll aga
on meil siiamaani Venega, minu teada tegemist ajutise kontrolljoonega. Riigipiir on hoopis kuskil mujal, aga ometi liigutas Venemaa selle enda suva järgi sinna, kus ta praegu meil selle kontrolljoon on. Seda kiputi hirmsasti tuletama meelde ju heaks kiitma Paet ja Mihkelson ja kes need seal käisid. Nii et ja Wall Street Journal ütleb väga ilusti, Euroopa mättaotsast oleks Ukraina sõja jätkumine praegu parem kui paha diil. Euroopa mättaotsast, mis see Euroopa mättaotsast, kui sõdivad kaks riiki ja siis arutavad kuskil eemal seisvad poliitikud täpselt kogu alastuses välja öeldud, aga kuidas meile kasulikum on? Tuletame, et Winston Churchill teise maailmasõja alguses ütles, et kui Venemaa võidab, siis tuleb hakata Venemaad toetama, kui Saksamaa võidab, siis tuleb hakata Saksamaad toetama, aga võib-olla ka vastupidi. Nii et need inimesed, kes tegelikult reaalselt seal surma saavad, ei ole siiamaani kõneaineks nagu üldse olnud, aga see ei ole ka läbi ajaloo olnud. Ega need, kes kaevikus on ja iga päev oma eludega riskivad ja tihtipeale surma saavadki. Suures poliitikas on see lihtsalt statistika, aga huvitav jah, see küünilisus tuleb sellest lausest ju nii hästi Euroopa mätta otsast. Ja Euroopa, ega siis see ei ole ka mingisugune maailma jagu või Euroopa Liit. Siin on mingisugune Euroopa Liit, siin on Euroopa eliit. Kõikvõimalike sidemetega, kõikvõimalike huvidega, kõikvõimalike rahahunnikutega, mis liiguvad ühest kohast teise kohta ja nii edasi. Ja tuletame meelde, et nüüd tuli raha laenata, sellepärast, et endal raha ju ei ole ja enda raha ju keegi mängu ei pane. Oma isiklikku raha ei pane sinna keegi mitte sentigi. Muidugi juhul, kui on kindlaks lepitud mingisugune süsteem, kuidas see 3 või 4-kordselt või 10-kordselt tagasi tuleb. Nii. Aga me mainisime siin Eesti välispoliitikat ja nüüd tuleb küll öelda, et Jaak Aaviksoo on saanud maha väga hillitsetud või selline tagasi hoitud artikliga, aga hea süvenemise korral saame sellest tekstist ikkagi välja lugeda täpselt selle, mida akadeemik, sõna otseses mõttes tegemist on Jaak Aaviksoo puhul ju, ta ei ole mingisugune akadeemik, seal kliimauurimine või rohepöörde asjus, vaid ta on füüsik. Ja füüsik on niisugune asi, kus ei saa bluffida. Seal on valemid ja sa lihtsalt ei saa minna mingite asjade vastu. Nui, N võrdub U korda I, no on niimoodi, mitte midagi. Oomi seadus on, midagi teha ei ole. Ja Jaak Aaviksoo ütleb niimoodi, väga peen. Aga muidugi, siin on üks asi veel, et iroonia, keda peaks see tekst puudutama just iroonia võtmes, on tihtipeale selline, et need iroonia objektiks olevad isikud on oma vaimselt tasemelt sellised, et nad ei ole suutelised sellest irooniast aru saama. Et sa võid talle öelda küll midagi irooniat vaikselt, aga ta ei saa sellest lihtsalt aru. Ta saab ainult aru, kui öelda talle, et kui sa oled, jätame ütlemata, mis asi. Jaak Aaviksoo ütleb nii. Valitsevas käsitluses on välispoliitika lihtsustatult taandatud päevakajalisele ja julgeolekupoliitikale ja näidatakse üles sallimatust igasuguste kõrvalekallete suhtes. Ministri kabinetist lähtuvast pealiinist. See on harimatu ja ohtlik, nendib Jaak Aaviksoo. 100% nõus. Kuigi sellest ei ole üldse, kas me siin stuudios oleme nõus või mitte, sellest ei ole mitte midagi, aga lihtsalt väga peen. Neid lähtekohti pole keegi jätkuvalt kahtluse alla seadnud. Ometi pidas välisminister Margus Tsahkna valitsuse pressikonverentsil vajalikuks sõnada. Siin mina välisministrina absoluutselt ei aktsepteeri mingisugust teist lähenemist. Igaüks on vaba, kes oma suu lahti teeb, rääkimaks seda, mida ta tahab, aga mul ei ole kahtlust, et Eestil on üks välispoliitika, mis on just nimelt selle eesmärgiga, kuna kõik teised suunad oleksid otseselt Eesti rahva julgeoleku ja Euroopa julgeoleku vastu. See tähendab, Tsahkna arvates ongi igasugune teine seisukoht, igasugune teine väljaütlemine
otseselt Eesti rahva julgeoleku ja Euroopa julgeoleku vastu. Ei saa kuidagi nõus olla. Aga ta võib-olla kujutab ette, et ta ongi selline, võib-olla on tekkinud vanajumal ise. Selles seisukohavõtus ongi peidus meie välispoliitika tegelikud mured. Valitsevas käsitluses on välispoliitika lihtsustatult taandatud päevakajalisele julgeolekupoliitikale, mõistmata erinevust eesmärkide ühtsuse ja nende saavutamise teede paindlikkuse vahel ning näidatakse üles sallimatust igasuguste kõrvalekallete suhtes ministri kabinetist lähtuvast pealiinist. Harimatu ja ohtlik. Nii see tegelikult ongi. Nii et Jaak Aaviksoo saab meie siin maksimumpunktid, soovime talle ilusaid saabuvaid pühi, tervist ja ikka terast mõistust. Seda tal on. Juhtkiri ütleb, põhikoolist umbkeelsete noorte põllule laskmine peab lõppema. Me enne just rääkisime, et tuleb tulla, peab minema. Siin on antud juhul nüüd peab lõppema. No mida see tähendab? Peab lõppema. Ei lõppe. Kuidas moodi see peab lõppema, kui inimene lõpetab põhikooli vaatamata sellele, kas ta midagi oskab, millestki aru saab, midagi mõistab või millestki ka aru saab. Siin antud juhul peetakse silmas vene noori, aga Eesti omad, nende eesti keele oskamise tase on tihtipeale olematu. See on piinlik ja tuletada meelde, põhikooli lõpetad ära praegu ka siis, kuulake nüüd, mismoodi haridusministeerium on selle formuleerinud. Kui ka eksami tulemus on 0, aga hinded on positiivsed olnud. Positiivne hinne, see on kõik need hinded, millel ei ole miinusmärki ees. Hinne 1, aga see on ju positiivne. Hinne 2, see on veel positiivsem. Kuidas moodi, aga välisministeeriumid sellist käsulauad tulevad, aga see muide annab väga hästi tunnistust selle kohta, milline on see seltskond, milline on tema vaimne tase ja professionaalne võimekus. Aga selline ta on. Nii, muide nüüd on uue aja koolikorraldus. Nüüd ma katsun seda kuidagi moodi lugeda, sellepärast, et see on väga raske tekst, kuna ei tähenda vist midagi, aga Tiina Tiit ütleb niimoodi. Lapse edukus sõltub õppimisoskusest, kooli ülesanne on seda arendada. Lapse edukus, milles see lapse edukus seisneb? Kas selles, et käitus hästi või sai 5 või hüppas kaugemale või oskas pugeda või ei hilinenud, milles seisneb lapse edukus. See termin antud kontekstis ei tähenda mitte midagi. See sõltub õppimisoskusest. Ta oskab õppida, aga aru ei saa mitte millestki, ei oska mitte midagi, ei tea ka mitte midagi, aga oskab õppida. Mis kasu on sellest õppimisoskusest? Kooli ülesanne on seda arendada, tuletame meelde, me oleme sellest korduvalt rääkinud, ei ole võimalik ei midagi, ei kuskil. On võimalik luua, ainuke, mis saab teha või mis on võimalik teha, on luua arenguks võimalikult head tingimused. Muide, see salapärane sõna areng peakski olema iga kooli õppekava ja kõige muu aluseks peab olema õpilase areng. See on keskne protsess, millele peavad olema allutatud kõik teised koolis toimuvad protsessid. Õpilane areneb ja mitte ainult selles mõttes, et tulevad uued hambad ja teatavad mingisugusel hetkel tekib ka huvi vastassoov vastu. Aga praegu vist ei ole sellest eriti moodne rääkida, praegu ükskõik kelle vastu sul tekib. Aga võib-olla. Nii, ja edasi. Lapse edukus ei sõltu ainult teadmiste hulgast, vaid ka oskusest oma õppimist ise juhtida. Mina juhin oma õppimist ise.
Samas ei ole iseseisev õppimine, eesmärkide seadmine ja oma edenemise mõtestamine kaasasündinud oskused, vaid need vajavad teadlikku õpetamist ja igapäevast harjutamist. Inimene on lugenud terve hunniku mingisuguseid tekste läbi, mõned sõnad on meelde jäänud ja nüüd neid sõnu omavahel ritta pannes, midagi vahelt ära jättes, ongi tekkinud mingisugune niisugune tekst, mis ei tähenda tegelikult mitte midagi. Aga mulje jätab ju, lased silmad peale, oi, suurepärane. Seal peab ikka väga tore olema. Ja kusjuures hiljuti see on Pelgulinna gümnaasiumist on jutt. Hiljuti pälvis Pelgulinna gümnaasiumi Tallinna Ülikooli haridusuuenduse tunnustuse süsteemse ja tõenduspõhise õppimiskultuuri arendamise eest. Tõenduspõhise õppimiskultuuri arendamise eest. Vaata, aga need ongi need inimesed, nad tulevad kokku, nad jagavad üksteisele tunnustust, nad annavad üksteisele mingisuguseid aukirju, nad kiidavad, saavad kokku, käivad seminaridel ja igasugune muu, kes julgeb küsida, et kuulge, vabandage väga, mida te sellega silmas pidasite. Puhkeb sisin nagu serpentaariumis. Äärmisel juhul visatakse sealt saalist välja, aga hullemal juhul tühistatakse kuskil sotsvõrgutikes, kui keegi seal juhtub parasjagu olema. Nii, see tunnustus on mitmeaastase arendustöö tulemus, mille keskmes on olnud küsimus, kuidas õppida ja õpetada nii, et õppijate heaolu, iseseisvused ja oskused õppimisest tõepoolest paranevad. Aga millega tegeldi 200 aastat tagasi koolis? Ka ju õpiti selle jaoks, et midagi osata, millestki aru saada, milleski orienteeruda. Ja muide AI-ga tegelesin ka vahepeal. Ma kasutan seda minimaalselt, aga vahelt teinekord jookseb mingi nimi või mingisugune detail peas kokku, ei suuda öelda, ei tule meelde kellegi nimi. Ja minul juhtus selline asi täpselt sellesama Veenja Krikiga. Veenja Krik on Isak Paabeli tegelaskuju, kes on siis tegelikult Moissei ja Pontsikuks kutsutud ka tuntud Odessa allilma kuningas. Ja siis kirjutab mulle AI, et ta sündis Moldovankas. Mina kirjutasin talle vastu, et ei sündinud Moldovankas. Moldovanka on tänav Odessas ja Moldovankal. AI pritsis mulle vastu, et oi, kui tore tähelepanek, tõepoolest. See on nagu linnaosa nagu Peressõpp näiteks. Peressõpp. Kirjutan talle vastu, sellist nagu Peressõppi ei ole olemas. On olemas Peressip. Eesti keeles P lõpuga ja paneme sinna äärmisel juhul veel joti sulgudesse ka, see annab selle pehmuse sinna taha, Peressip. Kui keegi teab seda laulu, Odessa meremeeste laul, siis väga tuntud, kus Kostja meremeest tundis Moldovanka ja Peressip. See kirjutab mulle vastu, tõepoolest, Peressõpp ei ole õige. Just Peressip ongi häälduse puhul, just niimoodi ongi. Aga see tähendab seda, et algusest peale ajab ta mingisugust praegu poliitiliselt omaks võetud rada, sellepärast, et see õõtamisega, see on igasugune mõõdu ja taktitunde puudumise tõttu on see õõtamine läinud selliseks, et ukrainlased ise enam oma nimedest aru ei saa, kui neid keegi ütleb mingi eestlane nimetab ja loeb need õõd kõik siit järjest üles. Isegi Zelenskõi näiteks, Ukraina president, see on aga õi lõpus. Miks pärast see õi peab seal lõpus olema? I-d lihtsalt Zelenski ei või olla. Näiteks Zelenski kirjutas Kadriorus, kui ta käis Eestis. Külas, see ei olnudki eriti ammu, siis ta kirjutas külaliste raamatuse sisse ladina tähtedega Zelenski, aga seal oli 2 Y-t lõpus. Hea küll, inglise päraselt või kuidagi niimoodi. Aga ta ei ole ka inglise päraselt, see on niisugune suvaline tõlgendus.
aga selle õõtamisega on mindud tõesti nii kaugele, et inimesed ei saa enam aru. Vot, ja ta ütles mulle niimoodi, see AI, sinu parandused on järjekindlalt täpsed. Odessa kohanimede puhul ongi probleem just sageli just sekundaarsetes mugandatud vormides, mis ei vasta ei algsele hääldusele ega ka etümoloogiale. Nii et kui praegu loetakse, et politsei otsib taga kedagi Irinat, ilmselt Irinat ja teise I asemel on Y. Mis ta siis on? Irõna või miks ei või Irina olla kirjutatud I-R-I-N-A? Irina. Kõik saavad aru, kellega tegemist on, aga ei, seal peab olema, ma ei tea, see on kuidagi moodne võib-olla. Muide, kasutasin ka veel ühel puhul selle abi, et kas tõesti on siis nii kaugele asi läinud, et meil diversioon ja sabotaaž on üks ja see sama. No, siin räägitakse näiteks, et kui see Baltic Connector või Nord Stream õhku lasti, et tegemist oli sabotaaži aktiga. Tegelikult oli tegemist diversiooni aktiga. Ja ma vaidesin selle AI-ga ka üsna tükk aega, lõpuks tuligi välja, et jah, et nii ongi, et mul oli õigus. Eesti keeles siin inglisekeelset vastet kasutada ei ole võimalik, sellepärast et diversion on tähelepanu kõrvale juhtimine, eemale viimine. Ja see ei ole tõesti niimoodi, aga eesti keeles on ju kõik terminoloogia olemas. Sabotaaž tähendab seda, kui saboteeritakse mingit üritusele, kas ei tulda või kui tullakse kohale, siis tegutsetakse selle vastu ja itsitatakse või kui teilt oodatakse mingisugust tegevust, siis te seda ei tee, see on nagu Itaalia streik, see on ürituse saboteerimine. Diversiooniakt, see toimub tavaliselt kuskil rindejoone taga, vaenlased tagalas, rikutakse kas logistikat või lastakse keegi õhku või midagi taolist. Et eesti keeles on need väljendused täiesti kõik olemas ja ei ole üks ja seesama, mis on diversioon ja mis on sabotaaž. Aga meil kasutatakse sabotaaži ilmselt seetõttu ja diversioon on otse kui ära unustatud tänu selle. Nüüd sabotöör ja diversant, võtame selle järgi. Ka juba selgem. Kasutatakse sellepärast, et inglisekeelses, kas ajakirjanduses või kirjanduses, seda diversanti ei ole ja kõik on sabotaaž ja sellepärast on üle võetud ja meie oma eesti keel paikub siin palju laiemat tõlgitsust ja palju täpsemat tähendus välja, aga peaasi, et on olla niisugune läänelik, euroopalik või veel kuidagi või nii. Hannes Nagel ütleb meile niimoodi, kui soojusjaam on õhku lastud, ei aita pistik. Sõnum, ärge muretsege, pistik keldris ja kõik on korras, loob vale turvatunde. See on umbes, latriinen generaal oli Šveigis. Kas te ikka teate, mis asi on peldik või? See on samasugune teade nagu, kui teil ikka pliiatsit ei ole, siis te kirjutada ei saa. Mõte pliiatsist loob vale turvatunde. No kas see on ju selge, kas seda on vaja avastada, et kui soojusjaam on õhku lastud, kui energiat ei tule, siis pistik ei aita. Kas see on uuringute keskuse, kriisiuuringute keskuse juhi jutt on selline, kui sul elektrit ei ole, aga pistik on, siis kujutage ette, pistikust tolku ei ole. Kes oleks selle peale võinud tulla ilma kriisikeskuse juhi vastava tähelepanu juhtimiseta? Olgu, Tartu Ülikooli majandusteadlased ütlevad niimoodi. Kas kõrgharidust juhib ja rahastab riik või turg? Kõrgharidust ei ole võimalik ei juhtida ega rahastada. Siin on jälle seesama küsimus, et kas on tehtud selgeks, mis asi see haridus on või ei ole tehtud selgeks. Mismoodi sa seda haridust näiteks rahastad? Sa saadad mingisuguse raha mingisugusele arvele, ja mis see haridus siia puutub. Aga ülikoolidest tulevad sellised tekstid. Muide, see on üks veider
mitmete asjade puhul räägitakse, et võt see on nüüd täiesti uus ja võt nüüd 21. sajandil, võt näiteks sotsvõrgustikud, varem ju ei ole kunagi midagi niisugust olnud. Sotsvõrgustikud on kogu aeg olemas olnud, alates sellest ajast, kui inimkond olemas on olnud. Kuulujutt, see levib välgukiirusel, kui kulu tuli. Erinevaid väljendeid selle kohta on kui palju. Kas see ei ole sotsmeedia või? Praegune sotsmeedia erineb sellest eelmisest võib-olla tehniliste varustatuse ja tehniliste võimaluste poolest. Tol ajal ei olnud lihtsalt. Räägiti suust suhu ja kõrvast kõrva või kuidagi niimoodi. Aga see sotsvõrgustik, süsteem kui selline, see on kogu aeg olemas olnud. Kogu aeg on kuskil mingit jutte räägitud, mingit seltskondlikku loba aetud, võib-olla sisukamat juttu. Ühes ringkonnas, teises ringkonnas räägitakse teistsuguseid jutte, täpselt nagu praegune sotsmeedia. Ainult võimalused ja tehniline varustatus, tehniline tase on teine. Mitte midagi põhimõtteliselt uut siin ju ei ole, aga olgu. Kristin Kõrgesaar ütleb, minu suurim saavutus on kindel tagala kodus. Eesti naise aasta naise nominent. Eesti naise aasta naise nominent. Eesti naine on ajakiri ja aasta naise nominent. Nüüd, mida see Kristlin teeb? Kristlin igapäevatöö on kõige olulisem, otsast peale, siis on Kristlini igapäevatöö kõige olulisem osa on tagada, et kindralmajor Ilmar Tamm jõuaks õigel ajal õigesse kohta. Töö on väga huvitav, mitmekülgne ja ülimalt põnev, sest iialgi ei tea, kus kindral Tamm parasjagu on, kust koha pealt ta tuleb leida ja kus on see õige koht, kuhu tuleb teda toimetada. Aga aasta naise nominendi töö on huvitav. Kõigepealt leiad kindral Tamme üles ja hoolitsed ja tagad selle, et ta jõuaks õigel ajal õigesse kohta. Töö on väga huvitav, mitmekülgne ja ülimalt põnev. Ei tea, kust koha pealt põnevatest kohtadest ta selle kindrali üles on leidnud, aga ta on alati toimetanud õigel ajal õigesse kohta. Selle puhul meil on ainult suur rõõm. Anneli Sammel ütleb, noore inimese surma kainestusmajas oleks saanud vältida enne sinna sattumist. Võt niimoodi. Ööelus ja meelelahutuses peab vastutustundlik alkoholimüük saama sisuliseks ja praktikas toimivaks põhimõtteks, et purjus kliendid tänaval ei oleks ainult politsei, kiirabi ja kainestusmaja mure. Vastutustundlik alkoholimüük. Pangu veel, oleks võinud siia lisada kestlik ja jätkusuutlik alkoholimüük. See oli puud. Ja kusjuures selle tõdemuse autor on Tervise Arengu Instituudi uimastite ja sõltuvuste osakonna juhataja. On selline osakond olemas. Uimastite ja sõltuvuste osakond, võib-olla mõni on sõltuvuses sellest, et ta peab iga asja kohta midagi ütlema, iga asja kohta kuskil midagi kirjutama, isegi siis, kui tegelikult midagi kirjutada ei ole ja öelda ka mitte. Aga see on meie provisoorne selline repliik. Jaak Aab ütleb ka midagi tõsist. EKRE põrumine valimistel oli märgiline. Noorem põlvkond ootab tuulikuid. Kuidas need omavahel seotud? Ei oska teile öelda. Ja noorem generatsioon ootab tuulikuid. Ta ei oota isegi mitte tuult, ootan tuult tuntud laulust, vaid ta ootab tuulikuid. Lõppude lõpuks tuleb see tuulik kindlasti ka meie noorte juurde. Meie aga soovime teile, et teie juurde tuleks suur rahu. Pühad läheksid rahulikult, olgem sõbralikud. Muide, sellist vägivallast rääkides, võt ei tea, ma olen rääkinud igasuguste ka nooremate inimestega, kes küll ei tea, et kodus keegi kogu aeg kedagi tümitaks või üldse oleks mingisugust koolikiusamist kuskil.
aga võib-olla see on mingisugune valdkond, mis praegu kui võimaldab ruttu ja ratsa ja rikkaks saada mingite rahade liigustamistega. Veel kord, ilusaid saabuvaid pühi kõikidele ja loomulikult, et ei unustaks ära, mul on siin suisa kiri jäetud, suur tänu kõikidele toetajatele, et olete viitsinud, suutnud ja tahtnud ja meie võib-olla isegi natukene igavõitu juttu kuulata, aga loodame, et Margus on varsti terve ja tagasi ja meie püha sõda loomulikult läheb ikka edasi. Kõike paremat teile. Saade on salvestatud 2025. aastal.